Ma panen paika pilu, magneeto ja süütepooli südamiku vahel. See peab olema 0,2 kuni 0,3 millimeetrit. Ma võtsin 2 lehtkaliibrit 0,3 ja 0,35. Sest praktika näitab, et kui näiteks panna 0,3 millimeetrine kaliiber siia vahele ja siis kinni keerata ja need kaliibrid ära võtta, siis see pilu on pärast mõõtes sellest 0,3 väiksem. Selle tõttu ma võtangi 0,3 ja 0,35 lehtkaliibri ja panen sellega paika ära. See magneeto püsimagnet tõmbab päris kõvasti siit vasta. Nii et poldid tuleb pingutada 3 Newton-meetriga, aga selle momentvõtmega ma siia ligi ei saa. Ma teen eelneva pingutuse niisama ära selle kruvikeerajaga ja siis võtan lehtkaliibri ära ja pingutan lõplikult. Null 0,25 läheb vahele, aga ta on ikkagi liiga tihe. Vaatame, kas vastu ei käi. Ei käi vastu. Ma kontrollin 0,2-ga. Paistab olevat 0,2 ja vastu ei käi. Kusjuures paigaldamisel oli siin vahel 0,3 ja 0,35. Nii, aga nüüd ma panen siis 3 Newton-meetriga need kinni, lootuses, et ta ei liigu enam paigast. Aga ma vaatan veel korra nüüd 0,2-ga üle. Jah, on küll. Huvi pärast veel 0,15-ga ka. Null 0,15 ta ei ole. Ta on ikkagi kuskil seal 0,2 kandis. Järgmisena õhusuunaja.
siia selle koha peale tuleb selle valge katte põhi veel ette ja siis need labad paiskavad õhu siit niimoodi siia silindri ribide vahele. Doonorsaag annetas sellise tüki. Selle asja nimetus on küünlatihend. Ma panen küünla siia niimoodi. Ja see peaks nüüd siia minema. Siin see ventilaator puhub õhu. Siit õhusuuna alt ta läheb silindri ribide vahele ja see õhk ei tohi lekkida siit välja. Sellepärast on see. Nüüd siis huvitav koht, kui sellel oli see kõrgepinge juhe liiga lühike, siis vaatame, kuidas siin selle pikkusega on. Pikkus on sobiv, võiks isegi 5 mm lühem olla. Väga kena. Nii, mis järgmisena? Mis siin laua peal alles jäänud on? Nii, mootor hakkab kuju võtma. Järgmisena ma panen siia alla summuti külge. Huvitav, et selle valgesae summuti on pisut raskem. 233, 205. Vahe on üle 10%. Siin on veel üks erinevus. See summuti väline kest on kaheosaline. 2 osa on siit niimoodi kokku pandud. Siit on see tagumine plekk niimoodi nendest kohtadest siia peale pressitud. Ja ta on väga tugevalt koos. Aga selle doonorsae summuti puhul ma panin tähele sellist asja. Ta siit nagu liigub, ei ole hästi kinni. Siit on nad hästi tugevalt pandud kinni omavahel. Aga siin ei ole nagu üldse mitte. Võiks vaadata nende summutite kõrgust ka, et kas on sama kõrged või on üks madalam. Ja ongi mingi 3 mm madalam ka. Selline huvitav konstruktsioon. Selline suht pikk toru on siin sees. Kui ma seda saagi forsseerida tahaks, siis ma puuriks siia pisikesi auke sisse umbes 25 tükki. Stiil 026 summuti. Peaaegu kõikidel moodsatel saagidel on summuti umbes sama suur kui silinder koos jaotusribidega. Arvestades, kui peene see summuti on, siis võib arvata, et mootori hääl on ka tavapärasest erinev. Ma kirjutasin varuosade kataloogist välja koodid nende varuosadega, mida ma oleks tahtnud osta ja mõned üksikud, siis ma sellest Makita Tartu esindusest sain ka ja üks nendest oli see summuti tihend. Vaatame, kuidas ta siia sobib ka või. Sobib täiesti täpselt. Ma ostsin neid 2 tükki, nad olid odavad.
Nii, siin on mul kõik puhtaks tehtud. Ainult peale panna. Huvitav, mis see pingutusmoment on. Ja need 2 bolti tuleb pingutada 6 Newton-meetriga. Mul on siin 6 Newton-meetrit juba peal. On tunda, kuidas paks tihend vajub kukub poole. Üks on kinni ja teine ka. Siit niimoodi vaadates, et kui siin on summuti, siis siin võiks nagu latt olla. Tegelikult on see summuti siin põhja all. Heitgaasid tulevad küljelt välja. Nii, ma panen nüüd selle suure munakoore siia peale. Ta on hämmastavalt kerge. Ja mind huvitab, kas see summuti hakkab siia kuhugi vastu käima või mitte. Kui see summuti siia vastu käib kuhugi, nagu see doonori puhul oli, siis see tekitab jälle mingisuguse lisaheli, sest siin on vibratsioon. Panin 2 bolliga kinni ära ja nüüd siis summuti, kas käib vastu. Ja ma ütleks, et siit käib vastu küll. Kas siia saaks midagi kuumakindlat ja pehmet vahele panna? Või siis kiiluda siit midagi vahele, kus see vuuk on suurem, et ta ei saaks liikuma siin. Või ei ole üldse midagi vaja. Nii, ma tegin markeriga sinna väikse joonekese, et siis ma võtan uuesti maha saab vaadata, kus ta seal asub. Ja siin on konkreetselt vagu sees. Ja siis selle koha peal on ka selline nagu poolkaar. Siin on ka mingisugune 1,5 millimeetrit peaaegu mingi vagu sees. Ja siin on värv maas. See auk asub siin selle koha peal. Ja siit on ka vastu käinud. Nii, mis siin teha annab? Seda katet allapoole viia ei anna. Summutit ülesse poole viia saab ainult niimoodi, kui panna õhem tihend või tihend üldse ära jätta. Seda ma teha ei taha. Siin, kus need vaod on, need on tekitatud selle pinna poolt. Siit ja ilmselt siit ka. On võimalik ketaslõikuriga siit maha lihvida. 1,5 millimeetrit siit ka. Ja see ei mõjuta mitte midagi. Ja seda ma teen ka. See, et ta nüüd siit vastu käib, selle vastu aitab võib-olla ainult see, kui siit üks tükk välja lõigata, mida ma ka teha ei taha. Nii, paar minutit ketaslõikuriga täpistööd ja need välja ulatuvad servad on madalamaks lõigatud. Nii, ja ongi mootor kokku pandud. Need asjad siin lähevad sellele mootoriplokile veel külge ja nende külge panek läheb suhteliselt kiiresti. Kas pole mitte nunnu mootor? Kui oleks nagu mootorratta puhul, et bensiinipaak on eraldi, siis ta mahuks biopessa ära. Ja vahepeal tuli mul hea mõte, et ma panen summuti tihendi siia vahele. Siis ma olen tegelenud veel nende süüte küünaldega. Ma vaatasin, et missugune see originaal küünaldalle peale peab minema ja kasutusjuhendus on selline mark. Ja selleks küünlaks on Bosch
VKA 175 T3. Sellist küünalt enam ei valmistata ja Boschil on isegi see tähistussüsteem on muutunud. Leidsin sellise kataloogi, kus on kirjas, et millega see asi on asendatud. Siin on kirjas 1:1, et ilmselt siis on 1:1 asendatav ja asenduseks on VS7E. Ma ise algul tahtsin panna sisse kõige tavalisemad, kõige levinumad NGK BPMR-ad. Kõikidel küünlatootjatel, vähemalt nii palju kui mina tean, on takisti tähistuseks R-täht. Siin on R, siin on R, Boschil siin on R. Aga selle saesüüte pool tahab saada mitte R ehk ilma takistita retrotüüpi süüteküünalt. Kui see süüte pool tahab saada takistita süüteküünalt, siis takistiga süüteküünla paigaldamisel siia võib jääda säde nõrgaks, mis on ohtlik, et takistiga küünal tekitab kõrgema pinge. Kõrgem pinge võib sellele vana tüübi süütepoolile ohtlikuks saada. Nii et veealused karid on siin igal pool. Nendest vanadest küünaldest on siin mul peaaegu kõik on see takistiga variant. Siin on ainult 2 ilma takistita vanatüübi küünalt. Need. Kusjuures need tulid selle doonorsaega kaasa. Ma mõõdan ära uue NGK BPMR süüteküünla takistuse, mis takisti tal siia on sisse ehitatud. Ja tulemus on 11 000 oomi. Üllatavalt palju. Kasutatud aga sama BPMR 7 takistuse siin. 8000 oomi. Siin on üks takistiga Bosch. $9000. Ja siin on 2 ilma takistita. Esmalt Bosch. Ja siin näitab, et üldse ühendus puudub. Ja kontaktiprobleem teistel otsestel ei ole siin. Ma kardan, et see küünal võib olla defektne. Nüüd on see NGK, mis tuli koos selle doonoriga ja oli lihtsalt kaasas seal karbis sees. Selle NGK-ga see doonorsaak töötas ja 1,3 oomi stabiilselt. Seega takistuses on vahe meeletu. 1,3 oomi versus 10 000 oomi. Võiks veel huvi pärast vaadata seda küünalt, mis tuli. Siin R-i ei ole. Kas ta on nüüd, siin on mingid hieroglüfid peal, kas ta on nüüd Hiina, Jaapani või Korea toodang, ei tea. R-i siin tähistuses ei ole. Keerme pikkus paistab sobivat. Ja tal on see keskelektrood kuidagi väga pikk.
1,3 oomi. 1,3 oomi tähendab, et ta on takistita. Isegi selline väga haruldane küünal on ikkagi õige tüübi küünal kaasa pandud. Uut ilma takistita küünalt mul ei ole. Ja ma panen selle NGK, mis tuli kaasa koos doonoriga. Nii et doonor aitab jälle välja. Tihendan nüüd selle summuti ja siis selle alumiiniumi vahel isolatsiooniks ja mis peamine, et ta ei hakka vibreerima. Siin selle karburaatori kinnitamine selle kummilõdviku külge nõuab kõvasti kannatlikkust. Nii, ma panen selle õhufilter siia peale ja nüüd läheb see gaas siia peale. Õhku võetakse sisse siit. Tooreklapp on siin. Kui mootor imeb siit õhku sisse, ta tekitab siin kambris alarõhu. Ja kui nüüd see ühendus siit on ebatihe, siis ta hakkab õhku siit nende pindade vahelt läbi tõmbama. Kui panna üks plastmass pind teise vasta, siis ta õhutihe ei ole. Et seda asja õhutihedaks saada, peaks siin olema mingisugune kummitihend. Ja kui siin ka kummitihend oleks, siis üks see mutter siit, mis surub seda kaant siia, ei suudaks ka seda kummitihendist ära tihendada. Nii kaugele mutterist ja sellest tikpollist survejõudu see plastik ei avalda. Seega, kui ma panen selle kaane peale, keeran selle mutteri kinni, siis siit vahelt ikkagi pisut tõmmatakse õhku siia puhtasse ruumi. Ja kui siin ka kummitihend oleks see ikkagi kehva konstruktsioon, mis peab selle Saks Tolmeri kiituseks ütlema, et kuigi konstruktsioon on kehva, on teostus suurepärane. Ma seda juba varem vaatasin ka. Need plastikpinnad siin lähevad kokku omavahel ülitäpselt. Seega, et ta läbi vuukide ei tõmbaks tolmu sisse, tuleb siia plastikpindade vahele panna pisut määret, mis aitab tihendada neid vuuke. Ja kõik jälle siia, kus saavad kokku plastikpinnad omavahel. See filter ka välja ja siia ka kõik jälle pisut. Kui vaadata seda mutterit veel, mis nüüd seda plastikkaant siia peale peab suruma. See muttermetall osa on valatud siia plastiku sisse. Ja see plastikpind on mutteri pinnast kuskil 2 mm siin kõrgemal. See plastikpind läheb siia vasta. Ja selle 2 mm astme tõttu
seda mutterit siit kõvasti kinni keerates tõmbab selle mutter siit sellest plastiku seest välja. Seega seda nuppu ei tohi kõvasti pingutada. Aga ta ei tohi ka mitte mingil juhul lahti tulla, sest kui see mutter oleks siin poolenisti lahti, siis tekib siia kohe niisugune suurem puuk vahele ja ta hakkab puhtasse ruumi tõmbama õhku otse, mitte läbi filtri. Nii et konstruktsioon siin jätab kõvasti soovida, aga filter ise on piisavalt suur ja selline hästi peenekoeline sünteetiline võrk. See on 2 klassi võrra tihedam filter kui sellel doonoril. See klemmi teraväär võib selle filtri materjali siin vibratsiooniga katki hõõruda. Selle klemmi asukohta peab natukene kohendama. Nii, ma lõikasin seda plastikauku natukene selliseks, et ta kiilub siia kinni. See on 70. aastate lõpp, 80. aastate algus, et siin mingisuguseid tänapäevaseid perfektseid lahendusi ei maksa oodata. Nüüd vist võib öelda, et me oleme selle sae taastamise maratoni lõpu sirgele pööranud. Siin veel mõned kaaned peale kääbida ka ja võib tankida. Ma kontrollin veel üle, ma raputan teda, vaatan, et kas kuskil midagi ei vibreeri või midagi veel lahti ei ole. See on bensiinifilter siin paagis sees, mis teeb häält. Aga see heli peaks kaduma, kui bensiin on sees. Bensiin oma viskoossusega võtab selle filtri liikumise kinni. Mis mulle meeldib, mis hästi läks, on see summuti tihend siin selle summuti ja selle korpuse vahel. Starter ma võtsin täitsa lahti. Seal on selline lintvedru ja too oli ka sellise õli ja tolmuseguga koos. Ta käis, aga ma tegin täiesti puhtaks ja nüüd tõmbab see vedru tunduvalt kõvemini tagasi seda nööri. Ta nagu ei istu siia peale, midagi oleks nagu kõrgemal. Õige, need peavad siis hambumisse minema oma vahel. Nüüd läks klõpsuga ilusti alla ilusti. Nii ja tuleb panna siis ilma takistita, ilma R-täheta küünal. Ja sellist uut mul ei ole. On see tegelikult, aga seda asja ma ei julgeks panna, see võib olla mingisugune Hiina. Ma panen selle NGK, mis tuli koos doonoriga. Lisaks sellele, mis tõttu doonor üldse ostetud sai, kulus siin ära veel pidurilint ja nüüd isegi küünal. Nii, siin katlaruumis on mul pimedam ja siin saab sädet kontrollida. Säde on võimas. Täpselt 4,2 kilo. 4,2 ilma selle tükita. Paak on õli täis. Ja kui ma õieti mäletan, siis õli andis massile juurde 179 grammi. Nii. Ja see kaan koos õliga
on 652 grammi. Siit ma lahutan maha 179 grammi, mis on õlimass, ja liidan juurde sae massi ilma kaaneta, mis on 4200 grammi. 40 kuupsentimeetrit, 40 kuupsentimeetrit, 39 kuupsentimeetrit. Ja tühimassid on 4,67, 4,79 ja 5,32. See on kõige kergem ja protsentuaalne vahe on nende kahe vahel 2,6% ja nende kahe vahel 14%. See on Eco selline mudel. Ja see on siukene McCulloch CS 340, mis on Husqvarna 236 analoog. Nii et selline pea 40 aastat vana saag ületab kaalult mõlemaid neid. See on selline odavama hinnaklassi saag. See on selline keskmine. Tankida on seda saagi küllaltki ebamugav. Siin on vähe ruumi. Ja nüüd uuesti kaalu peale. 4470. Nii, bensiini läks sisse 270 grammi, mis on 0,36 liitrit. Paak on suhteliselt väike. See saag oma 40 kuupsentimeetriga jääb kuhugi keskmiste ja väikeste saagide vahepeale. Ja saatesarja kulminatsioon läheneb. Ma tulin siia katlaruumi, siin just kütmine lõppes ja ma panin sae siia katla peale sooja. Läheb paremini käima. Ma nüüd proovin panna sae käima ilma latita ja ketita. Ma tahan kuulda seda mootori häält puhtal kujul. Kui latt ja kett oleks peal ja käiks ringi, siis latt ja kett tekitavad ise oma häält veel. Saabki siis kuulda, missugust häält mootor teeb pärast 10 või 20 või 30 aastast vahet. Kusjuures mõnikord võib teha mootori remondi nii põhjalikult, et vahetada kõik asjad välja ja siis ei olegi enam see sama mootor. Aga siin on nüüd kõik niimoodi, nagu ta oli vanasti. Enam-vähem kõik, millest mootori hääl sõltub, on sama. Ja võib vist öelda, et saag on sellises originaalseisus, nagu ta kunagi tehasest välja tuli. Seega siis mootori hääl peaks olema täiesti autentne. Nii, aga egast midagi.
hämmastav. Hämmastav, et kõik töötab ilusti. Karburaatoril on tehase seaded peal ja kuna võllitihendid on uued ja kolb ja silinder on parasjagu sellises seisus, et on vähe kulunud, siis esmapilgul tundub, et kõik klapib. Aga nüüd siis latte kett peale ja vaatame, mis ta puidu sees teeb. Ma ei ootanud, et see käivitamine nii ladusalt läheb. Ma panen nüüd selle originaal lati tal ikkagi peale ja teen ikkagi esimesed lõiked pidulikult selle originaallatiga.